Mõte. Normaalsus ei ole midagi, mille poole püüelda. See on midagi, mille eest põgeneda. Kutsub meid üles mõtlema kriitiliselt ühiskonna normide ja ootuste üle ning julgustab üksikisikuid leidma oma unikaalseid ideid ja väljendusviise. Selles peitub sügav arusaam, et püüdlemine normaalsuse poole võib tähendada oma tõeliste vajaduste ja soovide allasurumist ning loovuse ja isikupära kaotamist. Esiteks, normaalsus on sotsiaalne konstruktsioon, mis põhineb kollektiivsetel ootustel ja tavadel. Selles kontekstis tähendab normaalsus sageli keskmist käitumist, mis vastab enamiku inimeste ootustele ja standarditele. Kuid kui kõik püüavad olla normaalsed, kaob individuaalsus ja loomingulisus. Inimesed, kes üritavad sobituda normidega, võivad ohverdada oma ainulaadsuse ja eripära, et vältida teiste inimeste hinnanguid või kriitikat. See viib meid aga rahulolematuseni, kuna me ei arvesta enda tegelikke soove ja ei järgi oma tegelikke unistusi. Kujutleme olukorda, kus inimene tunneb tugevat kirge muusika vastu ja ta soovib saada professionaalseks muusikuks. Kuid ühiskondlikud normid ja ootused dikteerivad, et kindlam karjäärivalik on näiteks arsti või juristina töötamine. Kui see inimene otsustab valida normaalse tee, et sobistuda ühiskondlike ootustega, võib ta lõpuks tunda rahulolematust ja kahetsust, kuna ta ei järginud oma tõelist kirge. Sellisel juhul on normaalsus midagi, mille eest tuleks põgeneda, et saavutada tõeline rahulolu ja eneseteostus. Normaalsuse vältimine tähendab endas julguse leidmist selleks, et julgeda olla erinev ja astuda vastu konformismi survele. Ajalooliselt on paljud suured mõtlejad, kunstnikud ja innovaatorid olnud need, kes julgesid olla ebatavalised. Näiteks Albert Einstein, kes ei sobitunud traditsiooniliste koolinormidega, või Vincent van Gogh, kelle kunstistiil ei olnud oma eluajal kuidagi tunnustatud. Need inimesed ei püüelnud normaalsuse poole. Vastupidi, nad julgesid olla unikaalsed ja loovad, jättes sellega igavese jälje ajalukku. Lisaks on normaalsuse kontseptsioon kui selline väga suhteline ja sellest tulenevalt võib see olla ka piirav, takistades üksikisiku ja ühiskonna arengut ja edasiminekut. Kui kõik jäävad kinni normidesse ja ei julge eksperimenteerida või innovaatilisi ideid ellu viia, võib see pidurdada progressi. Uued ideed ja muutused tulevad sageli neilt, kes julgevad küsida miks või miks mitte ning kes on valmis astuma mugavustsoonist välja. Ehk need on need inimesed, kes teevad midagi teistmoodi. Kokkuvõttes mõte, normaalsus ei ole midagi, mille poole püüelda, see on midagi, mille eest põgeneda, tuletab meile meelde, et autentne ja rahuldust pakkuv elu saavutatakse sageli siis, kui me julgeme olla omaette ja järgida omaenese kirge, isegi kui need ei vasta ühiskondlikele normidele. See rõhutab individuaalsuse, loovuse ja julguse tähtsust, mis võimaldavad meil mitte ainult leida oma teed, vaid ka panustada maailma oma unikaalsel ja väärtuslikul viisil. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!